Tere armsad Puuduta mind saate vaatajad ja tere tulemast Sirje Tervist kõigile. ja tere meie külalisele, numeroloog Merike Minhoff. Tere Anu, tere Sirje. Tervist. Ja kuna sina, Sirje, oled nii väga elevil, kui ma näen, et sa oled stardivalmis. Ja tahaks juba jooksma ja hakata. hakka tulistama. Ei, mina avastasin tegelikult Merikese. Kuigi võib-olla on keegi teine ka veel avastanud, aga mul lihtsalt õudselt meeldib see, et meil on juba 2 tuntud numeroloogi Timo Reimpal ja Kai Tamm ja justkui tundus juba ka nii, et numeroloogia see orv on justkui täidetud, aga kui ma nägin esimest korda Merikese videot, tal on YouTube'is oma kanal ja kui ma Merikest esimest korda nägin, siis ma sain aru, et ei, tema just oligi puudu. Merike teeb nii niisuguseid põnevaid, lahedaid, hästi-hästi lihtsaid selgitusi. Ühesõnaga, ta räägib numbritest väga lihtsalt, ta ei aja asja keeruliseks ja mulle õudselt see meeldib. No nagu väike laps oled. Ja ei, no jah, natukene, aga samas nagu ikkagi väga asjalik. No sinu prioriteet, ma saan aru, on see edukuse siis kood, nii öelda. No ma ütleksin niimoodi, et edukuse kood, tere, mina olen Merike. Ja mina tegelikult mina isegi ütleksin seda, et ma olen selline võib-olla kaasaegsem numeroloogia psühholoog, et ma lähen mängleva kergusega just selle edukuse koodiga inimesele, kuidas ma ütlen, nagu lähemale, ehk siis ma saan selle läbi selle koodi, see on kõige kiiremini teada, kellega mul on tegemist. Ehk siis ma nimetan seda edukuse koodiks, sellepärast, et läbi selle inimene saab kohe kiiremini enda plussid ja miinused teada. Ja see on selline väga kerge meetod. Ja sina saad teada siis, kas sa sobid selle inimesega või mitte ka hästi kiiresti teada. Ja siis tegelikult see, et kas ma sobin või ei sobi, see oli ka üks põhjus, ma olen juba 47, et mõtlesin, kuidas kiiremini saada sinna, et kas tasub koostööd teha või mitte. Ma olen ise olnud tööandja mingi 20 aastat ja siis andnud ka tööd ikka tööandjana, eks ju. Ja mingi aeg oli niimoodi, et sa ikka ju võtad katseajaga tööle ja siis katsetad ja ma mõtlesin, et täitsa lõps on nagu sinna jube pikk protsess, et tahaks kiiremini nagu jõuda sinna. Igal ühel on ju meist on oma roll, et teatud numbrid, aga et kõige kiiremini aru saada, siis selleks on vaja ainult sünnipäeva. Mina olen 16 sündinud, et Timo ütleb selle kohta, Timo Reimpal on kuskil öelnud, et see on kõige crazy'm number, täiesti nõus. Sellega tuleb ka ju elada kuidagi. Ehk siis ka, et kui ma nüüd näiteks, ma ei mäleta, Sirje, sinu sünnipäeva numbrid. Kuidas sa ei mäleta 19? Sorry, linnupoja. No kuidas seda ei või mäletada? Ja tema on päike. Ja Anu, sinu sünnipäev on? 9. No võtta, et siis vaata, selle järgi ma saan kohe liita kokku. 16 on siis 7, sina oled 19, ehk siis kokku liidetult 10, siis veel liidame kokku on 1 pluss 7 on 8. Ja siis, kui ma liidan nüüd 9 pluss 7 kokku, siis see tuleb jällegi... 9 pluss 7 on 7, 9 selle 9 võid jätta kõrvale, sest 9 sa ei pea üldse nagu, selle võid nagu selles valemis maha tõmmata. Kui on 1 pluss 9, siis tõmba 9 maha, on 1 koha on aru saadena. Ja ehk siis vaata, ma liidan sünnipäevad kokku, ma saan kohe teada, kuidas see koostöö toimib. Edukuse kood on juba see, et edukuse koodi numbritel, see tuleb 5 numbrit. Siis sellega ma saan teada juba natukene rohkem asju, kui koostöö osas siis on nagu vaja seda teada. No aga räägime siis kohe esimesest, nüüd sa ju arvutasid nüüd kokku, kas meie koostöö sujuks? Ei, me kokku oleme 8. On 8 kindlalt. Nüüd ma tahaksin sinuga kokku, kui me arutame, siis me saime 8, eks ju? Ja Anuga 9 pluss 7. 8, me oleme kokku 8. Meie sinuga? Jah. Aga Anu ja mina? Ei, kõik kolmekesi kokku. Ja. Ehk siis, näed, nüüd mul läheb juba sassi. Ehk siis, kui ma Anu ja minu kokku liidan, siis tuleb 7 pluss 9. Saad sa aru? Ja 9 tõmba maha, 9 ei ole vaja liita. Jääb 7 ainult. Jah, okei. Ehk siis meie kolmekesi oleme 7. Me kolmekesi oleme 8. Kurat, ma ei saa enam mitte. Nüüd rääkisite, siin on reaalkooli lõpetanud. Kuulge, hakkame nüüd rahulikult otsast. Inimesed ei saa mitte midagi aru. Ma arvan ka praegu, et ei saa selles mõttes aru. See läks nüüd nii keeruliseks. Ma olen väga kiire arvutaja. Sina oled väga kiire arvutaja, mina tahan rahu, seepärast, et vaata, selles mõttes, et rahu, et mul on vaja nagu mõelda väga loogiliselt, et hästi niimoodi kiiresti, minul läheb natukene nagu kapsa. Teeme rahulikult. Inimesel on kaasas tahvlike. Ja väike tahvlikene. Võtab kätte ja rahulikult arvutab. Ja Anu oli puhas 9. 9. Ja, nii, nägid siis. 9 on 9. Nii. Ehk siis, no kui ma nüüd vaatan niimoodi,
ehk siis 19, et sina oled siis 19 päeval sündinud on ju, see on 10, see on 1. 1 + 7 oleme 8. Kui meie sinuga teeksime koostööd, siis meil on 8 potentsiaal. Kuidas? Raha saamise potentsiaal. Ja, see on raha ja karma. See tähendab seda, et kui me oleme rohkem vaimsel teel, siis meie sinuga kahekesi saaksime midagi koos teha ja me tegelikult tegime sinuga podcasti ja see oli väga selline nagu vaimne lähenemine ja väga paljud inimesed andsid tagasisidet, et see oli võimas, see oli kihvt. Me saime kuidagi sinuga, ütleme siis inimeste karma mingit etappi või seda protsessi parandada. Aga kui me teeksime sinuga nagu konkreetselt äri, siis ma arvan, et me lendaksime hästi nagu kõrgele. Ainukene, mis 8-ga on see, et seal peavad olema nagu raamid paigas. Ka projekt peaks olema paigas, see ei tohiks olla pikale veniv. Sellepärast lõpuks lähevad nagu rollid sassi, seal peab lihtsalt täpselt teadma. Nii, sinuga. Nii. 7 + 9, ehk siis sinuga me saime 8 kokku. 7 saate kokku. 7 + 9, ehk siis on 16 on ju. On ju 7. See on 7. Ehk siis siin on nagu väga huvitav lugu, me jõuame jälle minu 16 juurde, mis Timo Reimpal on kunagi öelnud, et see on tegelikult vaadake, siis numeroloogias on üks hästi kihvt aspekt teie, kes olete näiteks ka tarokaartidega seotud, kes teab tarokaartidest on ju, siis need saab suurte arkaanidega siduda. Ehk siis minu numeroloogias, mida mina olen siis õppinud, see on vene koolkonnast tulnud, seal on kuni 22 on numbrid. Ma lisan seda sellepärast, et siis näiteks number 9 on kuu, siis ma mõtlen seda, et 16 on näiteks torn, sinu suhtes sina oled päike, 19. Aga me saame sinuga kokku 7, tähendab seda, et sina on hästi tugeva intuitsiooniga tegemist ja näiteks kui nüüd võtta enne seda kokkuliitmist, siis 7 on 16, ehk siis kui meie sinuga teeksime midagi koos, siis me muudame maailma. Ehk siis see, et me lammutame mingid vanad mustrid ja me teeme midagi uut. Aga see tähendab seda, et see peab olema ka projekti põhine. See tähendab seda, et sinul ja minul mõlemal on suht hea temperament. 9 on maagiline ja mina 16-ga olen see, et ma lammutan suht kiiresti asju. Kui mulle midagi ei meeldi, nii nagu sinu kohta on öeldud, et sa oled otsekohene, aga mina olen suht otsekohene. Et meil peab olema täpselt nagu mingisugune töö teada, mida me teeme. Ja, ka sinuga täpselt samamoodi. Et me oleme suht sellised temperamentsed kõik. Sina 19, mina 16 ja sina 9. Seepärast, et me oleme kõik suhteliselt sellised säravad inimesed ja kõige parem on see, et kui me oleme mitte mõlemad, aga kõik nagu teame, mida me teeme. Vaata, mõned projektid on sellised, et hakkame tegema nii lahe. Ja siis see venib ja venib nagu püksikumm, et siin ongi väga hästi vaja teada, mis siit kokku tuleb. Meil kokku siis 16, aga kokku liidetult 7 on väga intuitiivne, väga selline, see võib minna väga vaimsesse, aga see võib olla ka see, et davai, lähme Rootsi, teeme midagi koos või lähme kuhugi Ameerikasse, teeme midagi koos, seepärast 7 on alati selline totaalne liikumine. Mingisugune väga tugev liikumine. Sinuga me ei pea minema kuhugi Rootsi, teeme siin samas Eestis asjad ära ja asi sibul. Aga huvitav on see, et siis oletame, et meid on siis 5 inimest ringis, siis see toimub sama põhimõtte järgi. Ja nüüd, kui näiteks sina kiire arvutaja, mina vajan ikkagi arvutusmasinat. Mina pean tõsiselt ütlema. Ehk siis liidad kokku nüüd 1, 7, see on lihtne ka, kui suures. See on 8 ju. Oota, rahu, ainult rahu. Ja täiesti hull on istunud siia tooli täna. Ma panen üle stimuleeritud täiesti. No jaa, siis nüüd ma kustutan selle ära, siis ma panen niimoodi, et Sirje on lõpuks kokku 1, Anu on 9 ja Merike on siis 7. Ja sul on täiesti õigus. Ta on närvis lausa. Vaadake, kuidas te matemaatikas nii aeglased olete. Kuidas on numeroloogia? Kuidas te niimoodi tee? Kuidas te saate? Teate, et mul oli matemaatika 2 ja ma naeran selle peale, et ma nüüd tegelen numeroloogiaga. Aga ma ikkagi olen väga aeglane arvutaja. No ja, ehk siis on 17 tuli kokku, siis ja lõpuks on see 8. Aga vaatame nüüd 17, et kui ma räägin inimestega lihtsalt niisama, et nagu minu videod, need on orienteerutud tavaliselt sellele numbrikombinatsioonile 1-9. Aga kui ma räägin inimesega, siis ma räägin konkreetselt 22-ni. Seepärast, et üks inimene sisaldab umbes 30-35 numbrit, kui ma hakkan teda lammutama. Aga nüüd meie koostööst 17, see tähendab täht. Me saaksime 3 teha midagi sellist. Vau! Seda külmavärinad tulevad kohe praegu peale. Me saame nagu teha midagi kolossaalset, midagi täiesti uut. Aga kui kokku liita 8, see toob hästi raha. Kui meil on rollid paigas, mitte keegi kuskile keksima ei hakka mingisugust üleliigset asja. Mina võin arvutada.
no ma arvan, et sina oled nii ülemeelikuks matemaatika ja sa oled ohtlik tüüp meil siin. Seepärast, et vaata, kui nüüd võtta selliseid asju, kui me nüüd vaatame, et Sirje on 1, sina oled 9, mina olen 7, siis 5 ülespoole 9, siis tulevad sellised vanemad hinged. Ehk siis meie Anuga oleme rahulikumad tüübid, aga 1 tahab ju täiega nagu teha kogu aeg midagi ja seda kohe nagu paistab ka, sa juba närviliselt siin, saad aru, tegid midagi. Ma pole teda varem sellisena näinud kusjuures. Mina tekitan selle energia. Okay. Või mida sa tarbinud täna oled? Ei teagi. Okei, no väga põnev. Kas ma tahan siia vahele küsida lihtsalt, et kas tõesti sa oled 100% kindel, et alati, kui sa oled need arvutused ära teinud, ütleme, ma ei pea nüüd meid siin silmas, ükskõik milliste inimeste vahel, et see alati läheb täppi ka? Täppi läheb siis niimoodi, et ega ma ju alati ei kilka seda, et ma olesin nagu, kõige esimesena on ju see, et kui sa saad tuttavaks, sa ei küsi, mis su sünnipäev on. No sa uurid kuidagi ja ma uurin kuidagi välja. Igor Mang on muuseas esimene küsimus, mis su tähemärk on? Aga ma ise nüüd ka mõtlen, et ma ikkagi hakkan seda rohkem küsima, sest tegelikult mul on väga kehva mälu nime peale. Sirjet ka harjutasin, Annud teavad ju praktiliselt kõik, et Anuga väga lihtne. Aga siis küsi uuesti oma küsimus. Ja, et kas sa oled ju teinud nüüd, ma ei tea, kui kaua aastaid sa oled sellega tegelenud, sul on vaja inimesed kokku panna või sa saad uue inimesega tuttavaks või mingi grupp on vaja kokku panna või ma ei tea, teed mingi ürituse ja saad need numbrid kätte, sa oled ju praktiseerinud seda nii pikalt, et kas see on alati läinud täppi? Praktiliselt läheb. Ja siis see läheb, ma tean vähemalt, ütleme siis niimoodi, kui on mingi vestlusõhtu või suurem seltskond, siis ega ma enne teiega näiteks ka kokku ei arvutanud ennast. Aga näiteks oma pereliikmetega, meil energia kohe muutub, kui mina olen oma elukaaslasega 8 kodus ja isegi koerad mõjutavad väga hästi. Koerte energiat, kasside energiat ka. Samamoodi. Ja see on müstiline. Mul oli nüüd umbes 6 aega oli 5 koera. Energia oli meil täiesti nagu segamini. Ja siis ma võtsingi nende passid välja ja lihtsalt vaatasin, mis asi siin toimub, mis asi mind trigerdab. Ja siis ma sain aru, et üks koertes, kes meil oli seal hoius, siis tema number trigerdas mind täiega. Ehk siis trigerdavad numbrid on 28. Ja kes jälginud on minu kanalit, siis teavad. Kas sa trigerdavad kõiki või ainult sind? Minu numbri pool. Ei, mitte teisi. Ja ma ehmasin juba ära, sest see 28. Siis selles ütles, et pange ka endal tähele, et näiteks, et praegu te olete minuga siin, eks ju, meil on energia 17, tuleb keegi teine, isegi kui te ei tea tema sünnipäeva, kui te numeroloogiliselt seda ei arvesta, aga õhkkond kohe muutub. Mingi inimesega on see, et nagu hambad ristis vaatad kella, mõtled, et saaks juba aeg läbi, et issand, kaua me koos pidime olema. Kuule, aga meie kahekesi Annuga kokku oleme 28. No, 19 pluss 9 on 28. No näe, kui kähku selle arvutasid. 28 on tegelikult väga hea raha number. See on väga hea rikkuse number. Eks kes see tegi seda Teslat? Kes see Tesla mees oli? Elon Musk. Ja, Elon Musk on sündinud 28. Ja need, kellel näiteks elude... Minu poeg on ka 28. No võt, ma võin sellest pikalt rääkida siis eetriväliselt. Ei hakka rääkima, praegu anna tuld. Siin on 28 kuulab. Ma tean, selles mõttes, et minu kanalil on ka palju ja siis nad ütlevad, et ma vihkan 28. Ei vihka. Anna tuld. 28 siis teate, kui huvitav, et ma tegin ühe video ka, kus kohas ma soovitan, numbrite keel kanalil leidub sisse, kus ma annan selliseid, näiteks liidate kokku sünnipäev ja kuu. Vaadake, mis numbrid te saate, siis sellised trigerdavad numbrid, mis muudavad meie karmat, ongi heas mõttes siis 10 ja 28. Need on alati rikkuse ja rahaga seotud. 10 on siis õnneratas ja 28 on nüüd niimoodi, kui me räägime inimest, kes on sündinud 28. Temaga tuleb näiteks ootamatult teie ellu. Sinule siis ootamatult, ta on su pojana, eks ju. Mina olen elanud elukaaslasega, kes oli 28. Siis nemad esiteks ajad vererõhku hästi ülesse. Ma nüüd ei räägi su pojast, räägin 28. Sest alati sõltub ju see, et mis kuul ta sündinud on, mis aastal ta sündinud on, need oleks vaja, ehk siis edukuse kood on vaja kokku saada. Ja siis see ka, et mis elude number on, siis see on vaja teada saada. Aga tänu nendele tavaliselt meie rahaline arusaam, ehk siis me alati nagu tõuseme läbi selle trigerduse siis kõrgemale sagedusele. Iseendas muudame midagi, sellepärast, et see alati toimub läbi mingi kriisi. 28 alati toimub läbi mingi kriisi. Siis läbi kriis on siis, ma ei tea, ma saaks nii jõudsalt välja ütelda ka, et 28 tihti peale on suhtes, kus nad on pigem üksi, sest nad peavad ära õppima selle, et nende edukus liigub läbi vaimse liikumise raha poole, aga see, mida nad tihti peale teevad, nad ajavad konkreetselt raha taga.
Ja see, et kui see läheb läbi seinte, siis sina kuulud ka grupp number 1, 28 näiteks kuulub ka grupp number 1, siis nemad peaksid jõudma läbi vaimsuse sinna. Kuule, aga mina mõtlen, et kas see üldse ühtede puhul äkki, kokkuvõttes ühtede puhul on see, et nad võib-olla tunnevadki, sest mina isiklikult tunnen ka ennast suhteliselt nagu üksi või üksikuna, kuigi ma olen abielus ja kõik, aga et ma ikkagi tunnen ennast kuidagi, et ma olen üksi. Nendel on siis, ütleme, grupp number 1, see 28 ka kuulub siis sinna, nendel on pigem see, et nemad on nagu maailma vallutajad läbi seinte minejad, aga nemad peavad õppima seda, et nad peavad rohkem delegeerima ja mitte kontrollima. See, mis nendel on, siis nendel on tihtipeale see tunne, eriti 28. on siis see, et peale minu mitte keegi seda paremini teha ei oska. Ja selline, nad on suht sellised egoistid, aga nendel on hästi kihvt lugu, 2-8 ju koosnevad selles, et 8 on rahanumber, aga 2 on hästi hea diplomaadi number. Nad oskavad ilma seebita minna täpselt õige kohta. Ja siis nad saavad selle inimese ostetud, räägivad see nii pehmeks ja siis saad müüdud ja siis saad ta lõksus. Ja siis hakkad tema... Kõlab nagu nartsissist natukene. Hea, et sa ise välja selle ütlesid. Nartsissistlik number. Kui ta on miinuses, alati meil on endal valida, kas positiivne või negatiivne. Ja numeroloogiliselt tuleb väga hästi näiteks välja see, nagu sa just Anu küsisid, kui kuskil seltskonnas olen, ma tean juba enam-vähem numbrite miinused ja plussid ära. Siis ma lihtsalt sondeerin pinda, nii nagu sina oma sellise salakavala pilguga, ei ütle midagi, vaatan, kes kuidas midagi, viskan ka tirts nalja sinna ja siis ma tean, millal ma lihtsalt sealt ära lähen, sellepärast, et kui asi on nagu jama, siis ma sinna kauaks ei jää, sellepärast, et energia on vale. Ma ei viitsi enam ennast raisata. Aga enne oli ju see, et kogu aeg kõik peab olema nagu nii lõbus ja kõigiga peab läbi saama. Ei pea läbi saama. Aga naljakas teadmata neid numbreid ju. Sa ju saad sellest päris elus ju aru, Muidugi. Kui sa oled mingis seltskonnas. Kas sul on seal tore, kas sul on hea, kas sa tunned ennast mugavalt, kas see annab sulle midagi? Absoluutselt. Ja sa ju automaatselt teed selle otsuse intuitsiooni põhjal. Sina eriti, kelle edukuse kood on nii võimas nagu sul. Sul oli üles kirjutatud ka edukuse koodid, et sinul on 9 seal suht palju, 9 on üldse väga intuitiivne number. 9, 4, 9, 4, 8. Mis see tähendab? Matemaatik, palun. Kas need tuleb ka kokku arvutada või? Ei, neid on juba piisavalt aru. Ütle oma edukuse kood. 9, 4. Ütle. 9, 4, 9, 4, 8. 9, 4, 9, 4, 8. On ka nii lihtne või? Jaa. No vot, kõigepealt ma siis räägiksin üldse, kus kohast edukuse kood tuleb. Ehk siis, kui me räägime pentagrammist või tähest, ma teen siia ühe väikse joonise ka, siis ma panen kaamerasse, vaatame, kas see paistab ka sealt. Ma siis panen sinu puhul nüüd Anu siia ülesse, seda prillilapse. Ei olnud raske arvata. No ma ei tea, milline kaameras ta näitab. Aga võta niimoodi 2 sõrme vahele ja näita sinna kaamerasse. Ja, võt niimoodi. Ehk siis see tähendab seda, et see on isiksus, ehk siis sa 9. päeval sündid, see on isiksus. Ja siis 4 on kuu, ehk siis see näitab vaimsust. Tegelikult siit sünnikaardist siis tuleks välja sinu eelmiste elude kogemused. Ja sa oled üsna selline kõva direktor olnud seal. Õppetunde on sul palju. 9 siis see näitab ametit kokku, see on ametite kolmnurk tegelikult. See siis näitab seda, et milline on see sinu põhiamet, mis sulle sobib. Siit, kui ma seda vaatan. Aga tegelikult iga see kolmnurk siin pentagrammis, see sisaldab veel omakorda 6 numbrit. Siit tuleb nagu hästi palju numbreid. Üks inimene sisaldab 30 kuni 35, 39, 40 numbrit. Et see on hästi huvitav. Nii nagu mehed ütlevad tihtipeale naiste kohta, et ma ei tea, hommikul olid päris normaalne, õhtu keerast täiega ära. No peabki keerama sellepärast, et kui sind trigerdab ikka nii palju numbreid, siis ikkagi see töötab. Ja siis see 4, see on number 4 ja 4 number edukuse koodist on siis tegelikult see näitab, milline sa oled suhetes. Ja see on ka elude number, siis mida inimesed, tavaliselt eestlased üldse, kõik inimesed reageerivad kohe, et oi, ma tean, mis mu elude number on, mis see tähendab. Mina ütlen, et teil oleks vaja teada ka hingemissioon, mis tuleb tegelikult selle numeroloogiaga siis ühe arvutuse käigus, 3 numbrit. Ja siis see, kuhu me jõudsin viimane, see on number 8, on Anul, siis see on tervise kolmnurga tipp. Ja 8 on siis see, et sinule võiksin kohe ütelda seda asja, et sa peaksid ületöötamisega olema siis ettevaatlik. Et 8 tähendab ületöötamist tohutult palju. Aga mis see 9 siis on, see vasakpoolne 9? See on siis isiksus. Isiksus, okei. See on see, et kes sa oled, aga sina, me kõik sisaldame veel siin 6 numbrit. Meil tulevad... Sellest ma sain aru. Ja, et see on hästi huvitav selline... Ja ütle uuesti see 4 ka.
4, mis jäi üles, see on siis vaimsus vaimsus. ja siit tulevad tegelikult välja 6 numbrit ja kõik viitavad sellele, kes oled siis eelmises elus olnud. Noh, Okei. me kõik. Ja. Selge. Aga siis, kui ma seda koodi näiteks praegu näen, 94948, ja selle kohta ma ütlen niimoodi, et sinus on hästi palju vaimsust ja see toob tegelikult hästi intuitiivne inimene. Ma veel näitan korraks seda. Aga ma nüüd ütlen ka, ma lihtsalt inimestele selgituseks, 1.9, see on siis kuupäev, 4, see on kuu, siis see järgmine 9. Issand, aitäh, Sirje. Ma võin ka siis, lõpeta siis sina, sa tahad seda rääkida. Oota, aga mis see järgmine 9 siis on? See on sünnipäev kokku liites, ehk siis kui näiteks Sirje puhul on 19 kokku liidata, siis te saate 1. Sirje puhul on see 1, on ju. Anu on lihtsalt puhas 9, temal on see 9. Järgmine on kuu. Kui te olete näiteks detsembris sündid, siis teie number on see number 3. Anu puhul on see 4, kuna ta sündis aprillis. Siis 3. number on aasta kokku liita. Ja siis 4. number on elude number. Ehk kõik need 3 esimest kokku liidetud. See on nii nunnu. Jah. Nii. Ma ei pannud sind vajagi siia saates. Ütle, ma käin pausil, ma tulen tagasi. Ei, tegelikult on nii armas. Ja mis see 5? Ja siis see 5 on kõik need 4 esimest kokku liidetud. Täiesti õige, 5. Jah, sa ei pea peale tunde jääma, sa võid koju minna. Täiesti õige, kusjuures aitäh. Ja seda ma olen tegelikult juba väga-väga pikalt siin, ütleme, oma YouTube'i kanalil mingi üle aasta juba rääkinud. Kui inimesed seda teavad, kõiki neid põhiomadusi, ma olen hästi palju tasuta materjali üles pandud, minge käige uurige. Enda järgi, kui täpselt tahate teada, siis numbritekeel.ee, sealt leiab hästi palju infot. Nii, aga Anu kohta. Number 9 on väga vaimne number. Need 2 number 4 viitavad ka sellele, et Anul on väga hea intuitsioon. 4 on hästi töökas number ja samas ka hästi tugeva intuitsiooniga number. 9 on ka piisavalt sõjakas number. Ja 2 number 9 viitavad sellele, et sa oled selline inimene, kes tegelikult oma lähedasi väga palju hoiab. Sul on omad lähedased väga olulised ja sa võid anda kas omad viimased püksid neile ära, tähtsi, et nendel on kõik hästi. Samas elu on kindlasti õpetanud sul piisavalt ka sõjakas olla. Ja noh, kes selles suhtes 9 on sellised, kui sa otsustad köögi tõsta suurde tuppa, siis sa seda ka teed. Sa 2 korda seda ikkagi naljalt ei ütle oma elukaaslasele. Sa teed selle lihtsalt ära. Ja number 4 on see, et sa võtad tohutult palju kohustust enda peale. Arvatavasti elu on õpetanud ka sul seda, et seda peab õppima delegeerima. Ja kui sa delegeerid elude number, ütleme see number 4, mis seal on, ja ka see aprill, siis see viitab sellele, et kui sa delegeerid, see õppetund seal on see, et sa ei tohi kontrollida. Sa pead usaldama protsessi. Mida tihtipeale, kellel on 2, 4 ja pluss veel 8 on väga tugevad kontrollijad. Et helistad veel või saadad igaks juhuks sõnumi, et ma ei tea, said sa mul sõnumi ikka kätte või? No niimoodi nagu kogemata. Ise mõtled, et ma ei tea, kas ta tegi ära või teinud. Ei julge küsida ka. Tegelikult selliste numbritega küsib ära ka. Ja number 8 seal lõpus ütleb ka seda, et sind tegelikult hoitakse rahalises osas, rahakarma osas ja jällegi delegeerimine. Ja sinu pool on ka see number 8 võib olla, et sa 0,4 saad selle juuksekarva miljoniks tükiks. Sa tahad teada, mis on tõde. Noh, jällegi ma ütlen, kui ma seda koodi näen, siis ma ütleksin, et noorena rohkem, aga jälle, kui me oleme seal 50 ja pluss, me kõik rahuneme maha. Ütleme tegelikult juba 40 ja pluss hakkame juba kõik rahunema. Siis mõtled, mis ma ikka taga nagu vaidlen? Noh, siis minu tõde ja las tema tõde. Selle kohta ma ütlen, et väga sõjakas naine. Kas sa võid öelda bravuurikas äkki ka? No siis sõjakas meeldib mulle rohkem. Bravuurikas või sõjakas? Sõjakas meeldib mulle. Ja sellepärast, et siin selle numbri kombinatsiooni järgi ma ütlen, see on naine, kes teab, mida ta tahab. Ja samas on ka see, et väga tugeva intuitsiooniga. Nagu sul on nii head numbrid, et tegelikult ma ütlen, et kui me räägime esoteerilistest omadustest, siis kellel meist praegu kõige rohkem on siis sellel naisel. Et ma arvan, et sina oskad väga hästi inimesi läbi lugeda. Et selle koodi järgi. Samas on see, et armukadedust on piisavalt palju, võib-olla noorena rohkem olnud ja seda kontrolli vajadust. Et pigem ma arvan, et elu on õpetanud ja selle nagu ära lahustanud. Alati kui 4 ja 8 on palju inimestele edukuse koodisse viita tohutule kontrolli vajadusele ja armukadedusele. Miinuses, kui on inimene. Aga kui plussis, siis ta lihtsalt teab, et ei tasu jantida. Super.
No nii. Panime paika, paneme No, sinu Ma ei tea, paika. kas kõnetas ka siis? Kõnetas, kõik läks täiesti täppi. Jah, Siin ei ole mingit üldse. Jah, pole küsimust. Nii, kes järgmine? Võtame mikrofoni taga, kaamera taga olema mehe. ei, aga võta mind ja, sest mina ei ole seda viimast numbrit 3 ei teadma üldse. Mis sul oli nüüd 14163? Ei, oota, meil kohe Sirjast oleks nii kahju. Tal on ühtesid hästi palju. Ütle uuesti, 14163. 63. Nii, ja kes siis edukuse koodi osas jäi natuke küsimusi, siis kerige seesama video nüüd algusesse ja kuulake, kus me räägime Sirjega kahekesi, kuidas neid lahendada. Ja siis minge vaadake YouTube'i numbrite keele kanalit, sealt saate ka informatsiooni. Nii, see on Sirjakene. Mulle nii meeldib, tegelikult ma olen see Puudutab mind saate fänn ja ma kuulan neid ikkagi kogu aeg ja siis mulle nii meeldib, kuidas Anu ütleb, siin Sirjekest, Sirjekene, mulle nii meeldib ja siis kui Sirjega tegime podcasti minu kanalile, siis ma mõtlen, et siin Sirjekene. Nii, aga lähme Sirje juurde. Sirjega nüüd selline lugu, mitte midagi pole sinuga peale hakata. Ei ole jah, ei sobi kellegagi. Sobid. Ei ole üle teise. Tegelikult on sinus hästi kihvtid sellised number 1. Need on mõlemad 19 ka vaata, tegelikult kui ma aasta kokku liidad enne seda on 19. No vot, vaata, kui mul oleks nüüd arvutusmasin ja kui mul oleks aega, siis ma vaataksin sind nagu teistmoodi ka. Aga ma ütleksin seda, üldse huvitav, kuidas te Anuga koostööd teete. Ja see, et sa vahepeal siin ju sõna võtad ja siis Anu jälle ütleb, et Sirjekene, siis tähendab seda, et sa tegelikult oled ju päike. Sa tahad tohutult särada ja Anu on ju selline rahulik hing, kes tegelikult viskab nalja sinu üle, sellepärast, et ta näeb, et sa tahad aeg-ajalt ikkagi nagu jälle paista on ju ja siis tema ütleb, et mis sa jaurad, rahune maha, mis sa särad, siis laseme külalisel rääkida. No, ehk siis see sinu 19 tegelikult on väga kihvtid ja see tool ka sobib sulle, ehk siis kollane värv sobib sulle hästi. Ja siin toidab päike. Ma arvan, kas oled tajunud seda, kui masendavad ilmad, siis sul langeb kõik nagu. Absoluutselt. Ja 19 on siis see, et sina peadki särama. Ma ei tea täpselt, mida sa tööks teed, aga sinu töö peaks olema ka sellega seotud, kus sa oled staar. Sinul oli ju 9 on ju, sina oled rohkem esoteeriline naine. Kas seda, kui oleks vastupidi, on ju praegu nii äge? Ja kuigi sa oled, siis tegelikult ma arvan, nüüd ma hüppan korraks siia Anu juurde ka, aga kuna Anu näitab pildis välja rohkem, aga sa tegelikult hingelt oled hoopis teistsugune inimene. Ma arvan, sa näitad välja midagi muud, kui sa tegelikult oled. Et ma arvan, et tead, mis ma ütlen niimoodi, et see edukuse kood, mis sul on, see ei saa mulle valetada. Ma ei ütle, et mul on absoluutne tõde, aga lihtsalt numbrid näitavad seda. Aga sina, lähme siia juurde tagasi. Siis number 1 on see lugu, et kui sa midagi otsustad, näiteks see, et sa tegid ka omad kaardid ja asjad, siis sa ei jäta enne jonni, kui sa selle ära teed. Number 1 on vaja seda teha. 0-4, kas teised usuvad või mitte. Number 9 on näiteks see lugu, jälle ma ei tea, miks ma tahan sind siia võrdluseks tuua. Anna tuld. Ja, aga kuna sul oli 9, 4, 9, 4, 8, jah. No vaata, kui huvitav. Ehk siis number 9 on jällegi see, et ta tahab natukene ikkagi kuulda ka, et keegi ütleks, et see on päris hea. Aga sinul on täitsa savi. Sa tulistad. Isegi kas meeldib või ei meeldi, teed need asjad ära, et seekord ei õnnestunud, teen uuesti, teed midagi hoopis teistmoodi. Siis number 1 ongi vaja niimoodi teha ja sa peaksid olema juhtival positsioonil üleüldse. Ettevõtjana peaksid olema. Anu samamoodi ettevõtjana, 9 on ka ettevõtluse numbrid. Tegelikult Anu kood on täiesti ettevõtja number. Siin ei ole töötajaga tegemist, aga saaks sind ära kasutada väga hästi töömesilasena. Sind ka samamoodi, sul on number 4, siis on see, et sa oled hästi kohusetundlik. Sa võtad hästi enda peale need asju, tööülesandeid ja võid võtta teiste mured ka enda kanda, jällegi väga hea intuitsioon. No vot, mis ma praegu vaatan 4 osas Anule jäi ka ütlemata. Sinul ka number 4 viitab sellele, et kipute võtma selliseid mehi endale, et kuidas ma ütlen, 2 varianti, nõukogude naised ikkagi. Ma alati viskan nalja, et nõukogude naine ikkagi saab selle mehe ümber ehitatud. Pole midagi, küll me teeme sust asja, küll me saame sust mehe. Ja siis ongi südamest võtad nagu selle mehe vastu, aga vaatate teie mõlemad oma koodidega, et täitsa Nichivoo tüüp, vaata. Ja siis hakkab niimoodi mingi aja jooksul, te panete mehele vaikselt seelikukese selga, ise võtate selle mehe positsiooni ja siis ütled, et nüüd on nii, kallis. Nüüd me teeme nii. Seepärast, et number 4 ja sinu puhul 1, siis sinu puhul ka 9 viitavad sellele, kuigi sind aitab näiteks number 6, mis tuleb elude numbrina. See on väga hea psühholoogi, terapeudi ja sellised
ninnu, nännu, kiisu, miisu, selline kodupehmus on sul väga oluline. Sinul seda ei ole numbrite kombinatsioonis. Vähemalt siin edukuse koodi puhul. Sulle meeldib küll, sul on kodu nagu kindlus. Et ta ei pohku keegi minu siia sisse tuleb. Et sorry, et ma nüüd sellise lause ütlesin, aga ma vist räägin ka niimoodi natukene. Ja, aga sina oled selline, siis number 6 puhul, siis see 4. number siin. Ma natuke näitan ka, kuhu ma hüppan kogu aeg. Ehk siis number 6 siin viitab sellele, et sul on kodu väga oluline, sa oled väga pehme ka, sul on naiselikkust. Ma ei saa ütelda, et ainult naiselikkust ei ole, aga ikkagi sa oled tegelikult struktuur sinu sees on ikkagi selline. Sa istud ka ju selg püsti peaaegu. Tema lösutab ja mina kõik aegalt lösutan, aga sul on ikkagi selge park. Nii, number 3. Sa ütlesid, et miinused ka siis räägime. Miinustes on see, et number 1 on selline, kes ei suuda delegeerida, kes tahab ise kontrolli hoida, ütleb, aga kogu aeg vaatab, kas on tehtud. Et liiga uimaselt liigutab. Ma vaatan praegu selle sirmi taha, et seal koperdad veel või? Sa pidid juba ammu tegema mingeid selliseid asju. Ehk siis number 4 ka, et sa võid aidata kõiki inimesi, eriti oma lähedasi, võtta enda õlgade peale, aga mingi aeg, kui sa plahvatad, sina samamoodi, kui sa plahvatad, siis ikka kõik saavad teada, et sa plahvatasid. Nüüd on nii, vaata. Te kannatate suht kaua. Number 6 on selline, et kes tegelikult tahab, et kas te märkasite mind? Kas te nägite, et ma olen nii palju teiest nagu teinud? Et keegi ikkagi ütleks ka, südamest ikka tahaks. Loomulikult tahaks, loomulikult. Võt siin selle Anu puhul näiteks 2-9, mis on siis 9 ka muidugi tahaks. Aga 9 saab hakkama suht hästi, kui talle ka ei öelda mitte midagi. Ta ütleb, okei, see on sinu probleem, et ei öelnud. Mina niikuinii ratsutan edasi. Number 3 ja see on tervise 3 nurga tipp. Siis nüüd ma siin väga hästi ei mäleta, mis seal tervise, kõiki numbreid ma peas kohe ei tea, aga ma ütlen number 3, kui on edukuse koodis, siis on see, et sul on kodu väga oluline ja sul on ka karjäär väga oluline. Kui sa oled kodus, siis sa mõtled, et issand, mul oli see asi vaja nagu ära teha töö juures seda. Aga kui sa oled tööl, siis sa mõtled, et oi, kodus on need asjad tegemata. Nüüd ei tea, et kuidas kalkuleerida. Ja number 3 annab sulle ka 4 veel sellise tuge juurde. Toetab seda, et sa tahad ikkagi kuidagi nagu meest nagu poputada naiseliku kavalusega nagu kergelt paika panna. Heas mõttes, mitte alati pahas mõttes, me ei tee oma mehi maha, aga ikkagi see, et siin nagu, soome keeles on kikka kolmone on kogu aeg nagu mängus, seda, et tahaks ikkagi, et ta minu moodi teeks natukene asju. Ja, aga number 3 on väga, väga selline hea ja jällegi emalik, ehk siis ta on 6 kõrval, vaata, kui rääkida nüüd tarokaartide, siis vaataks, et mis number millegi kõrval on ka. Aga ühesõnaga, mille jaoks see meile vajalik on? Kas see aitab meid lõpuks? See on ju nii lõplik tundub, need numbrid tunduvad nii lõplikud, et ja kui nad näiteks ütlevad, kas nad tervise kohta ka? Tervised on viimased numbrid, näiteks see. Nii. Ja, ehk siis 8 ma mäletan peast väga hästi, see viitab sellele, et tööga pead olema ettevaatlik, ei tohi üle töötada. Minul on see näiteks number 7. Et sinul üldse see mõjutab kogu sellele nagu kehale, ütleme siis niimoodi, sa põled lihtsalt läbi konkreetselt. Minul on 7, see tähendab seda, et minul näiteks põlved, hambad ja kopsud, ma pean sellele tähelepanu pöörama. Iga number, mis nüüd siis lõpus on, selle võid kohe automaatselt öelda, näiteks number 1, mis see tähendab siis? Ma kõike peast täpselt ei tea, seda ma ei saa nagu ütelda kõike. Number 1 alati, kui on hästi palju, siis siin näiteks, siis see viitab egoismile ja nartsissismile. Kuidas näiteks nartsissiste üldse ära tunda, kui näed kohe, lihtsalt istudki kõrval ja tead, et ta on ikkagi suht selline miinuses inimene, nii kui sa ütlesid, miks seda edukuse koodi vaja on. Ei pea seda üldse vaja olema. Ilma saab ka. Lihtsalt istus, sa saad aru, et see on miinuses. Kaua tema juures olla ei saa. Aga kui sa näed, et tema edukuse koodis on palju ühtesid, palju 4-sid ja palju 8-id ja kui ta on miinuses ka, siis ta on raudselt mingisugune nartsissismi joon sees. Meis kõigis on seda, aga võt temas on rohkem. Siis on parem hüpata kõrvale. Eemale. Jah. Te ei ole vaja ennast siduda. Aga võtame need numbrid korra läbi lihtsalt, et siis on... Ma võin 1-9 näiteks rääkida umbes, millised inimesed on. Ja. Seepärast edukuse kood on selles suhtes, et need näitavad, nii nagu ma ütlesin, 5 nurgas see pentagramm, mis seal on, ta näitab igal ühel on oma positsioon. Aga iseloomu järgi, nii nagu ma enam-vähem jooksingi teid läbi, aga üleüldse, kui rääkida inimtüüpidest, mis on hästi lihtne 1-9. Siis sünnikuupäeva järgi. Sünnikuupäeva järgi, üleüldse. Kui me ei räägi nüüd 31 nii näiteks 1-31, aga neid saab klassifitseerida. Ei, räägime lühemas nagu 1-9. Gruppidest, jah.
ja et siis ma võtan lonksu vett. võta Ja. ja pea aru. Aru pole siin midagi pidada, siin on vaja otse välja ütelda, mis on mis. Okei, et ja, et see oleks nagu huvitav teada, et Hakkame tagant pihta. noh, Sellepärast, et tihtipeale teate, horoskoopides on ka, ma olen horoskoopilt Kala ja siis, kui ma ootan, millal järg minuni jõuab, siis jube väsimus on, kui ei ole nagu ära tehtud need vahed vaata sisse. aga tead, kui nõme on olla esimene, sest et jäärad sa kunagi ei märka lihtsalt, sest see tuleb nii kiiresti peale, et see on ammu juba läinud ja siis ongi nagu kõik. No vot. no mine tagantpoolt siis. Ja ei, ma võin otsast peale ka minna. Mine tagant. Kus ma lähen tagant lähen, jah? No number 9. 9 on siis sellised inimesed, kes kuuluvad siis gruppi 9, nad on sündinud 9, 18 ja siis on 27. Nad on tegelikult suht erinevad, aga kui ma räägin üleüldiselt, siis nad on tegelikult väga vaimsed inimesed. Nad on pika kannatusega, nad võtavad enda õlgadele suht palju. Nad on aitajad, teiste aitajad, võivad tihtipeale siis enda arvelt ära anda paljusid asju, kannatavad pikalt. Nendel eriti siis algusfaasides, siis kui nad on nooremad, siis nad teevad seda viga. Nad on kaassõltlased võivad olla tihtipeale. Jällegi rõhutan siin, et 9, 18 ja 27, nad on kõik suts erinevad, sõltub ka jälle, mis kuu on kõrval. Aga 9 on ka see grupp, et nad on suht sõjakad. Nad on niimoodi, et nad võivad kaua kannatada, aga kui nad plahvatavad, siis nad plahvatavad täiega. Siis lihtsalt niimoodi, et nad võivad mõõta kaua ja siis on lõpuks see, et nad lähevad nagu hobused, neil on lihtsalt siin niimoodi klapid ja lähevad. Siis nendes puhul on siis ka nii, et 2 varianti inimesi. Kas nad on kogujad, et hästi palju asju on kodus? See on minu mees 9. Ja. Ja no mul on õde on 18 näiteks. Ühte inimest tunnen ka 27, kas on. Ja 9 vist ma praegu ei tulegi meelde, aga üldjuhul nad on. Ja on teine variant, kes 9. grupp on see, et nad on täiesti pedandid, eriti need, kes on 9. kuul sündinud, kui me räägime natukene edukuse koodist, aga jah, lähme niimoodi. No vot, ma ütleksin niimoodi. Ma ei tea, palju meil eetriaega üldse on. No anna tuld, mine edasi. Anna tuld, jah, okei. Ehk siis nüüd lähme 8 juurde, kes siis 8 on sündinud 8, 17 ja 26. Nende suhtes ütleksin niimoodi, et nendel on kohe nagu sisse kodeeritud raha number, aga nad on sellised jubedad vingukotid, väga vabandan. Ja ehk siis 8 on selline, et üldse mitte pahas mõttes vingukotid, aga ma ütlen niimoodi lihtsamas versioonis. Nendel on tegelikult väga oluline struktuur, asjad tehakse nii, nagu on lubatud. 9 on veel selline vingerpuss, et tema teeb ikka nii, nagu natukene endal on kavalam, on ju alguses lubab, pärast mõtleb, et nii saab, teistmoodi saab ka lihtsamalt, aga 8 on täpselt nii, nagu lubas, nii on. 3 tooli, siis on 3 tooli, mitte ei ole 2,5. Ja siis on see, et kes ära viib, ta peab täpselt teadma. Ja number 8-ga tema peab tegelikult õppima juhtima ja delegeerima asju. Aga kui tema satub näiteks töötaja rolli, ehk siis ta on alluv, siis ta tihtipeale hakkab nägema, kuidas asju saaks selle struktuurist teistmoodi teha ja nad on väga kõvad õpetama. Ehk siis tugev miinus, mis ma ütleksin neil on see, et nad kukuvad õpetama ja ise midagi ei tee. Nagu selleks, et võtta see vastutus ja hakata ise juhtima, aga nad näevad vigu hästi. Et kui rääkida näiteks töötajatest, et keda võtta üldse tööle, kui te tahate, et asjad oleksid struktuursed, süsteemsed ja alati tehtud, siis number 4 ja number 8 ideaalsed. Mina kaua nendega koos olla ei saa. Aga nad tulevad mind õpetama hästi ja pange tähele, kui teil tuleb näiteks ellu number 8 grupist inimene, kas on siis 8, 17 või 26, näiteks uus tuttav või siis sünnib ellu. Mul on endal noorem poeg, kes on 17 sündinud. Ta on siin kaamera taga ka. Ehk siis nemad tulevad alati midagi õpetama. Ehk siis see, kui sa oled loomuvallest nõrk, siis ta tuleb õpetama see, et sa pead rohkem enda eest välja seisma. Sa pead ütlema, mida sa tahad ja mida mitte. Pange tähele, see on hästi huvitav, näiteks kui tuleb töökollektiivi keegi, kes on sündinud 8, 17 ja 26, siis hakkab raudselt rahaliselt midagi, kas läheb täiesti nagu põhja või hakkab midagi nagu toimuma. See on põnev jälgida. Nii, grupp number 7, mina olen siis seal 7, 16 ja 25. Siis nemad on sellised huvitavad inimesed.
nii tore on endast rääkida. Ma ei tea, kui palju meil seda ETA-d oligi. Ja tegelikult mulle nii meeldis, ma olin kuskil üks vestlusõhtul, ma olin esinemas ja siis keegi ütles tagant reastis, et aga kas sa tead, et Timo Reimpal ütles, et 16 inimesed on jube ohtlikud ja hirmsad inimesed või midagi niimoodi oli. Ma ütlesin, no vaat ei ole kuulnud, et aga hea teada. On küll, üldse 7 on tegelikult hästi intuitiivsed. Kui me räägime intuitiivsest intuitsioonist ja selline nagu sügavuti minekust, siis number 4 ja number 7 on sellised ja number 9. Kui me räägime üldse esoteerikas kui sellisest asjast, ma ei tea, miks ma niimoodi näitan, see on raha tuleb. Jaa, aga nemad on sellised, kes saavutavad läbi vaimsuse väga palju, ehk siis grupp number 4, 7 ja 9, siis nende rahaline jõukus tuleb pigem läbi vaimsuse, aga nad saavad nagu tohutult palju õppetundi elus. Ikka palju peavad pori ära sööma enne. Ehk siis number 7, nemad on intuitiivsed, nad on suhteliselt sellised jäärapäised, nad võtavad palju ette ja nendel on niimoodi, et nüüd otsustasin, kohe hakkan minema, kohe teen ära, et vaatan. Nemad on sellised äriinimesed, näiteks, ma olen ise ka seda teinud, lähen, võtan riski, koperdan, raputan põlved puhtaks, lähen uuesti. Näiteks grupp number 2 mõtleb, et ei, ma ei tea, kuidas nad niimoodi, täitsa hull lihtsalt. Aga 7, lähme. 9 samamoodi, lähme, proovime, eksime, pole hullu. 8 mõõdab väga pikal, 8 mõõdab, ei, ma pean täpselt tema palju palk on. Et siis 7 on see, et kui ta näiteks õpib midagi, siis ta tahab nagu sinna süvitsi minna. Näiteks, miks selle pudel on selline kork, kes selle tegi? Mind tegelikult eriti see ei huvita, aga mind huvitab näiteks see, et kui ma oleksin tõesti veest huvitatud, siis ma uuriksin kuni lõpuni välja, kelle idee see oli. Mind huvitab näiteks numeroloogia, nad võivad hästi nagu põhjalikult sinna minna. Noh, ja siis mis ma tahan ütelda, et kui nad sõjakad on, siis nad on sellised kummivenitajad, lubavad, aga ei tee mitte midagi. Siis kardavad riske võtta, klatsimoorid, ja nii edasi. Ja siis kui rääkida alkoholismist üldse, ma ei tea, mul tulevad jälle need mõtted siia vahele, aga siis alkohol kõige hullemini külge jääv on siis number 1 grupile, number 1, number 4, number 7, number 9. Ja nendel on praktiliselt siis kõigile peaaegu keelatud siis joomine. Nad ei oska juua. Ehk siis grupp number 7, 4 ja 9, nendest on kõige super sellist alkohoolikud. Ja üks asi, miks nad sinna kipuvad, eriti need, kes ei ole vaimsusega nagu sina peal, siis nad lähevad lihtsalt peidavad ära selle oma vaimse poole sinna. No vaat seda oli vaja ka praegu ära öelda. Grupp number 7 on hästi palju selliseid sõltuvustega probleemis olevaid inimesi. Grupp number 6. Nemad on Veenuse inimesed, nemad on sellised nunnupunnud. Ma alati ütlen, kui kuskil vestlusõhtul on näiteks inimene number 6, ma alati palun neid sünnipäeva see numbri siia panna, siis ma täpselt tean, kellega ma mingisugust nalja viskan. Siis ma ütlen, no vaadake, kui ilusad inimesed nad on. Nad on tavaliselt joonistatud inimesed. Kas ta on siis 6, 15 või siis 23? 24. Vabandust, 24. Issand, kui head sa matemaatiga võid sina peal. Ja, sa ma ei tea. Ta kuulab ka, Anu on juba oma mõtetega kuskil mujal. Ehk siis number 6 on eriti puhtad, number 6 on hästi sellised joonistatud inimesed ja nad on ilusad. Siis 6 ma ütleksin niimoodi, et sinul oli edukuse koodis ka number 6. Siis see on selline hästi kodunumber, tal on vaja harmoonia, nad on väga head psühholoogid, nad on väga arusaajad inimesed, aga nad on hästi kahepalgelised. Kui ma räägin miinusest näiteks, siis minul kuidagi match ei ole 6-ga, seepärast, et ma kohe lõikan läbi, kui nad hakkavad mingit busserit ajama. Eks teil on kogu aeg nagu selline nagu mingi oma asi on seal taga. Oi, nii nunnu, kuidas sul läheb ja titu. Ja siis ma mõtlen, okei, lähme asja juurde. Ja ütleb, ei, miks sa niimoodi kohe ütled? Aga üldjuhul... Mina näiteks üldse ennast ära ei tunne. Ei, aga siis sul on lihtsalt, sinul on 4. koha peal number 6, siis see viitab sinule kui psühholoogile ja terapeurile, see on elutee number. Aga muidugi mul laste isa oli 24 ja ta... Oh my God, ta on niivõrd võluv inimene, aga mitte nunnu mõttes, vaid tohutult lihtsalt ongi tohutult lahe mees. Ehk siis tegelikult nad on hea südamlikud, aga see on jälle, nüüd ma kipun sinna miinusesse minema, et kui on 6 miinuses, siis ta on selline, oi nii nunnu. Ja siis ma mõtlen, okei, äkki sa ütled välja nagu, mida sa tahad. Äkki tahab võlgu või äkki tahab midagi, aga nendel on ikka selline just see, et nagu midagi seal taga on, kui hakkab nagu üle paisutama. No saate ise ka aru, aeg-ajalt inimesed pingutavad räigelt üle. Siis mõtled, et okei.
noh, ja siis kuutega on see, et nad on tegelikult väga tublid koduhoidjad, nendel on kodu väga oluline ja nendel on see turvatunne. Jällegi grupp number 6, vaata 6, 15, 24, nad on kõik nõksu erinevad. Sest 24 on 4 taga, see on struktuur, see on süsteem. Number 2 on diplomaatia. No neid võib hakata hästi palju nagu lahti kiskuma, kui me räägime üleüldiselt. Ja 6 kipuvad niimoodi, et nad kipuvad teiste pärast muretsema, mis tegelikult üldse ei kuulu neile. Et noh, neil on väga suur mure nende pärast. See on nagu ülekoormust võtavad ja kuutega on see lugu ka, et nemad tahavad nagu umbes niimoodi, et aga ma tegin, aga mitte keegi mind ei hinda. Noh, selline kaassõltuvused on üldse sellised huvitavad numbrid, et kõigil, kellel on näiteks 6 ja 2 sees. Ehk siis sünnipäevad, grupp number 2 ja siis grupp number 6 ja siis mina olen 16, mul on ka 6 sees. Ka sellega tuleb nagu võidelda. Ma räägin sünnipäevast praegu. Nii. 5. Lähme 5, meil on saade läbi tegelikult juba. Oi. Ja, aga me läheme ikkagi. Ei, me paneme üheni välja. Nii. Siis 5 on siis selles suhtes, et nemad on hästi kiired, hästi liikuvad ja nendel on see, et nendel on väga palju uudishimu ja tegelikult kui räägitakse 1-9, siis nemad jäävad sinna keskele. Et kõik energiat, mis hakkavad 6-9 on vanad hinged ja number 5 on sellised, nagu ma ütlen alati, et teed nagu värava lahti vasikale ja siis, et vasikas jookse, kogu maailm on sinu ees. Ja no 5 on sellised. Tihtipeale, mis nende miinuspoole peal on see, et nad võtavad liiga palju asju ette, nad ei hoia fookus, nad tahaksid igal poole jõuda, igat asja nagu teha. Ehk siis aga väga on hästi sellised väga head ärimehed, nad võtavad uudsust hästi kergesti vastu, nad ei karda riske ja kõik sellised asju. Ehk siis mis nad olid siin number 5, 14 ja 23. Ja. 14 võib olla rohkem struktuurne, natuke rohkem nagu kardab võtta sellist vastutust, 5 on kergem. Ja 5 grupil on suhteliselt hea logistiline mõtlemine. Nii, number 4. Number 4 ma ütleksin niimoodi, et kes on siis 4, 13, 22, 31. Nemad on väga jalad maas, väga tugeva struktuuriga, süsteemsusega. Nemad ei kannata sellist pikka venivat projekti. Nendel on vaja teada, millal on lõpp. Võt, kui sellised inimesed satuvad kuhugi kellegi alluvusse, siis neid ärritab, nad hakkavad vigu nägema ja neid nimetatakse siis ütleme meie numeroloogias sellisteks ka sellised pigem nagu vingukottideks, ehk siis kogu aeg, no näed siis, nüüd jälle kordub see sama asi, mis oli sellega. Ja nendel kogu aeg nad ei suuda unustada neid vanu kogemusi, mis nendel elus on olnud. Võt, aga muidu nad on väga head perehoidjad ja väga intuitiivsed inimesed. Kui nemad tunnevad, et midagi ei ole nii, siis nii ei ole ka. Nii nagu grupp number 9. Grupp number 9 on ka väga tugev intuitsioon. Nii. Ma juba hakkan kiirustama lihtsalt. Aitäh, Anu, et eeter on läbi. Ja number 3 on siis hästi koduhoidjad inimesed ja nendel on see, et kes siis on 3, 12, 20, ei, 21 ja 30. Nii. Nendega on sellised asjad, et võt, kui seltskonnas on inimesed, kes hästi palju naeravad, viskavad nalja, lõõbivad ja sellised säravad, kui nad tulevad juba sisse, kohe saad aru, et juba käed jooksevad, hambad näevad, paistavad välja niimoodi, see on raudselt grupp number 3 või märtsis sündinud. Ehk siis nemad on seltskonna inimesed ja nemad viskavad nalja, nendega on hästi huvitav ja tihtipeale, mida nad teevad, on see, et justkui tagakuklas on nagu kodu, siis nad välja näitavad, et kõik on hästi lahe ja nemad peidavad maski taha seda oma muret, nad ei räägi tihtipeale välja seda, mis on nagu jama. Aga oota, ma küsin, kui sa ütled, et märtsis sündinud, siis järelikult ka detsembris sündinud, sest 1 ja 2 on ka 3 või? No ütleme siis sinna kanti võib ütelda ja kõigil, kellel on üldse number 3-sid ka, näiteks 13 on ka hästi särav. Aga ikkagi, kui ma nagu väga täpselt juba numeroloogiasse lähen, siis detsember ja märts on 2 eri nüanssi. See läheb vaimsuse 3-nurka, seal tulevad juba see, et mis see kuu eesmärk on sulle. Märtsid näiteks tegeleda mina ütleks ju, et hamburid on ikkagi palju nagu lõbusamad ja lahedamad kui kalad tegelikult. Sa alahindad mind. No siin räägib nagu tulemärgi esindaja, eks ole, räägib teisest tulemärgist ja veemärgist, eks, sest veemärk on nagu emotsionaalne, ta ei ole nagu nii rõõmsameelne ja lõbus tavaliselt. Otsi üks video minu sellest numbrite keelest välja, kus ma olen tõsine. Sirje, meil on pärast välisvidisel meil midagi sulle öelda.
tegelikult seda võib öelda nii ja naa, jällegi siis ma ütleksin, peaks vaatama, kas elude number on mingi väga tõsine või selline ja sõltub tõesti ka inimeste nendest olukordadest kodus. Aga tegelikult number 3 on hästi emotsionaalne, hästi selline elav ja samas nendel on alati väljakutse elus see, et kodu ja karjäär nagu peab panema tasakaalu, aga nad kipuvad minna niimoodi, kas rohkem on, emad jäävad tavaliselt kodusemaks rohkem ja siis tööle ei lähe, nende jaoks on see, et ikkagi meest peab nagu teenindama kõik niimoodi või siis mees teeb niimoodi, et naine saab karjääril olla või siis see, et ta on tööl ja noh, lapsed on orgunnitud. Noh, vot selline, nad lähevad nagu tasakaalust välja tihtipeale. 2 on hästi diplomaadi energiaga, nad on hästi sellised, mina 2-ga kaua ei saa koos olla, ma olen hästi temperament, aga 2 on selline pigem uimane, siin on nagu pigem rahulik. Mis sa arvad? No mis ma arvan, hakkame tegema? Ei, ma ei tea, äkki vaataks, ma pole veel valmis, teeme neljapäeval, ei, me teeme praegu. Noh, saad aru, 2 on sellised rahulikud, tark ei torma, eriti puhtad 2. Seal on jällegi, et 2, 11, 20 ja 29. Ja 11 on selline strelka, nagu vene keeles öeldakse. 20 on ka selline pigem kiirem pliiats, 20 on rahulik. 2 on rahulik, aga 29, nende kohta ma ütlen niimoodi. Kui räägitakse palgasõduritest, siis 29. päeval sündinud inimesed peaksid olema kõige paremad palgasõdurid. Kui nad on rohkem kergelt miinusesse. Nemad on sellised nagu tulihobused, nendel antakse mask ja nad lähevad, neil on savi, töö on töö. Aga tegelikult 2 ei ole loomu poolest selline. 2 on väga intuitiivne inimene. 2 on selline inimene, kes tavaliselt ei torma oma ütlustega välja. Ta istub rahulikult, pigem kuulab sind, kui see, et ta ütleb midagi välja. Aga siis, kui ta hakkab midagi välja ütlema ja tahab midagi otsustada, siis ta kogu aeg ikkagi teise arvamusest on nagu väga sõltuvuses. Ta ei tee niimoodi hulljulgelt otsuseid. Kuigi ma ütleksin, kui tal on edukuse koodis ainult 1, 2, mis tuleb sünnipäevast, ülejäänud on 1 või 9, no vot siis on jutt juba teine. Et ma ütlen ainult täiesti üleüldiselt, teie, kes te nüüd vaatate ja mõtlete, et nüüd paneks küll kommentaari, üldse ei ole sina, siis ära tunne ennast puudutatuna, sinu sees on veel 40 numbrit. Ja nüüd Sirjakene, sinu grupp. Number 2 tahan veel ütelda, et kui nemad on negatiivsed, siis nad on tohutud klatsimoorid. Nad on kogu aeg rahulolematud, siis võrdlevad ennast kogu aeg mina teistega. elan hästi suure 2 kambas, nii et 2 on mulle väga tuntud number, hästi toredad inimesed, kõik. Nad on väga head inimesed. Minul on kodulehe tegija Mirel number 2, ma ilma temata üldse ei saaks hakkama. Ehk siis ma ütlen, et 2 on nagu need vahelülid siin sees. Ilma nendelt üldse maailm koos ei püsiks. Ma arvan, et teiste numbritada saaks hakkama, aga 2 jäävad ellu. Nii, et midagi head ka teiste. Et selles suhtes, et see on väga hea number. Nad on kõige parimad sellised diplomaadid, aga number 1 on sellised süsteemsed, nagu mina ütleks, nagu pioneerid vanasti oktoobrilapsed. Meid ju kasvatati niimoodi, et tuld, minek, alati ees. Ja. Kes on pioneerilaps, nõukogude laps või kes me seal kõik olime? Mina olin nii kõva oktoobrilaps, et täitsa lõpp. No ma arvan ka, tulistasid kogu aeg ja nemad peavadki minema lipp ees ja edasi. Ainukene asi, mida peaks tegema, on delegeerima, mis on natukene raske, võib-olla number 1, sest tahaks kõik asjad ise ära teha. Seepärast, et tundub, et keegi ei oska nii hästi teha. Ja sinna kuuluvad siis see number 1, 10, 19 ja 28. Aga muidu väga hea, teie peaksid olema ainult ettevõtjad, mitte mingit muud varianti. Kui on kuskil alluvuses tööl, siis nad hakkavad kohe struktuuri ümber muutma ja taga rääkima ja ülemus on jama, hommikul lähevad vihaselt tööle, õhtul tulevad vihaselt ja kõik on jube, eriti 28, kõike tahavad muuta. Vaikus. Kuule, meil on aeg läbi. Kuidas me selle asja nüüd kokku võtame? Jube kahju. Ühtseks paljuks, ja nii palju oleks veel rääkida. Nii vähe jõudsin rääkida. Mul on nii palju öelda veel. Ma ütlen selle kohta veel, ma ütlen ühe asja näiteks, et enne kui me tegime Merikesega podcasti, mina rääkisin ja Merike küsis. Ja siis, aga ma vaatasin enne ühte välismaa numeroloogia videot ka ja seal on mingi crazy numeroloog oli seal natuke nagu vint oli ikkagi üle keeratud minu arust sellel inimesel. Ja siis, aga üks huvitav asi, mida ta ütles, oli see, et 8 on nagu rahanumber, et kui kedagi raha huvitab, et isegi Walmarti poes Ameerikas pidi olema nõnda, et alguses neil olid hinnad nagu 14,99 ja nad lõpetasid ära, nad hakkasid panema 14,88 ja neil hakkas palju paremini minema. Wow. Ja.
ja noh, siis selles suhtes, et lõpetuseks mina ütleksin niimoodi, et kui sa teed mingit vaimset tööd, siis need hinnad võiksid olla niimoodi, kui sa liidad kokku, siis seal võiks tulla selline mingisugune armastusega seotud numbrid, mis on sellise armastuse numbrid on ja vaimsusega on 2, 6 ja 9. Mina enda hinnad olen niimoodi kalkuleerinud, et vaatan üksikult, aga samas liidan kokku ja vaatan, et selle summa tuleks kas 2, 6 või 9. Seepärast, et kui see tuleb kokku 8, siis minu hingemissioon ei ole niivõrd seotud sellega, et ma pean raha teenima, ma peaks tegelikult olema rahva teenija vaimsel tasandil ja seda ma nüüd olen ja siis ma tean, et seal liigub mu raha.